üle finišijoone, samuti mitmekülgse spordimehega tegemist on ühtviisi hea nii suusarajal, rattarajal, kaasoluv triatlonides ning ka jooksuvõistlustel on alati väga head vormis ning näitab häid tulemusi. Jooksjatel kindlasti suursündmusena ees ootamas 1. mail kevadpühal 82. suurjooks ümber Viljandi järve, milline siis Mulgimaa pealinnas tänavu läbi viiakse. Ja näeme siis järgmised finišeerujad on tulemas üle finišijoone ja lõpus kurtsin ka, üritatakse natukene siis konkurendis siiski eespool olla ja meil kas küll ühte järgi juba tuleb üks väike poiss. See vist 12. Markus ja Mihkel Krees ja kas võib olla niimoodi, et Mihkel on meil täna, kas Mihkel võib olla poiste 1999. aastal ja hiljem sündinud vanuseklassi võitja täna Nõmme spordiklubi, Nõmme spordikooli esindajaga tegemist on, nii et Mihkel Krees Kalju Kolti tervitame finišis Eesti omaaegselt parimat kuulsvanusutajat, tänase meie Pöördopeti klubi liiget ja rahvusvägi meie kergejõustiku lootus nägime koos ema Taivo ja üks väike poiss tuleb. Täna tulnud vabajooksul väga hästi. Päris mitmed noored kergejõustiklased ja Rasmus on sellel aastal juba väga südikaid jooksuteinud eedidistants, 200 meetri distants, 400 meetri distants liisuvad talle hästi ja vaieldamatult ühe meie noorema põlve andekaima jooksjaga tegemist on. Ja Eveli Kurv lõpetas siis äsja sportteaduses.ee spordiklubi esindaja ja selle Nõmme presenteeriva spordiklubi nii meesjooksjaid kui ka naisjooksjaid on arvukalt tänasel jooksul kaasa löömata. Tuletame siis meelde, et nädal aega tagasi 9. aprillil jooksis siin Nõmme linnaosa tänavatel Nõmme maanteejooks. Ja lõpuni tule nüüd! Pane veel viimased sammud! Jess, väga hea. 31. Pealinna kooli keharisega õpetaja omaaegne Eesti parimad jooksjad Jüri Lütter äsja jõudis üle finišijoone ja nüüd juba päris tõsiselt kursitakse, on esimesest stardist tulijatel selline